tere! Kunstiteaduse Visuaalkultuuri Instituudis ühest küljest me tegeleme õpetamisega, teisest küljest me tegeleme teadusega, et see on ka eraldiseisev teadusasutus. Ja meie suur ülesanne on võimu kontekstis võib-olla just see, et mõista, kuidas ajalooliselt on tõlgendatud samu objekte, samu ruume, kuidas erinevad poliitilised režiimid, rahvusgrupid on esiteks erinevalt loonud neid asju ja kuidas selle mõjul on ka neid erinevalt tõlgendatud, musealiseeritud, eksponeeritud, kureeritud, restaureeritud. Et kõigide nende asjade järelelud on need, millega me siin tänapäeval tegeleme, mitte niivõrd selliste traditsiooniliste kunstiajaloo teemadega nagu stiiliajalugu või kunstnike elulood. Ma sekundeeriks Kristinale, et kindlasti see, mis on kunstiteaduse võimu ulatuses, on ka just see, mis puudutab nii-öelda kaanonit ehk siis komplekte kuulsatest teostest ja kunstnikest, mida siis tavapäraselt ka alati justkui käsitletakse, nii-öelda meistriteoste lummuse loomine, et selle pildi kujundamine, mis on nagu kunstiajalugu, mida me kunstiajaloona tajume, millisena me kunstiajalugu tajume, on kindlasti üks kunstiteadlase võimu aspekte. No ma lisaks ja lõpetuseks siis, või tuleks õigemini lõpetuseks tagasi kunsti rolli üle tänapäevas, et mina küll usun sügavalt, et tänapäeval, kus meil on hästi palju erinevaid nurjatuid probleeme, olgu need siis seotud keskkonnaga või erinevate identiteetide, rahvusgruppide tõekspidamistega, et neid keerulisi ja kompleksseid probleeme aitab ühiskonnas lahendada või läbi rääkida vähemalt just selline hea, keeruline, kaasaegne kunst, mis suudab nagu paremini ka seda probleemide sellist komplekssust haarata ja ma arvan, et see valdkond on just see, kuhu saavad kunstiteadlased ka panustada, aidates siis kehtestada kunstil või sellisel loovuurimusel ennast paremini, sellise ühiskonnas kaasarääkijana, aidata talle luua sellist tõsiselt võetavat positsiooni ja võib-olla sealt ka nagu viidates just nimelt ajaloole tagasi ja näidates, et kuidas selline liiga lihtne, selge, ilus, mitte abstraktne kunst näiteks, et kuidas see mitte ei aita ühiskondlikke probleeme lahendada, vaid erinevaid ideoloogiaid või võime põlistada. Aga võib-olla ka veel meie roll siin kunstnike keskel on just ka see, et neid tänapäeva probleeme ja nõukogude perioodi uurimisega seotud probleeme näha just pikemas ajaloolises kulgemises, näha neid põhjuseid, miks mingid asjad tänapäeval või hiljuti mõnikümmend aastat tagasi on nii, nagu nad on institutsionaalses mõttes või ka professionaalsetel väljadel. Jah. Aitäh!